Kui sa tahad teada rohkem, mis asi on siis see teeseenejook või kombutša, siis sa oled õiges kohas. Mina olen Liis ja ma juhendan inimesi, kes tahavad ise kombutšat kodus teha. Ma olen ise kombutšat teinud 7 aastat ja õpetanud seda edasi ka 3. Ma teengi sulle mõne minutiga ülevaate, mis on kombutša ja selle põhitõdedest ja kuidas see võib keha toetada. Kombutša on kääritatud teejook ja selle valmistamiseks on vaja teed, suhkrut ja juuretist. Juuretis on eelmise partii jook ehk et valmis käärinud kombutša, kus sees on bakterid ja pärmid, mis panevad uue partii käima. Kombutša juured on üldiselt Ida-Aasias ja seal on seda juba sajandeid joodud ja Eestis me tunneme teda teeseenejoogi nime all. Ja see on täpselt sama asi, ainult lihtsalt nimi on teine ja seenega ei ole siin mingit tegemist, rohkem on siin tegemist teega, sellepärast et kui sa valad magusa suhkruga rohelise või musta tee purki ja paned sinna juurde seda valmis kombutšat ehk juuretist, siis need parmid ja bakterid, mis selle juured sees on, hakkavad suhkrut sööma. Ja käärimise käigus tekib sinna erinevaid sorti orgaanilisi happeid, väike kogus süsihappegaasi ja ka pisut alkoholi. Kuid ka süsihappegaas ja alkohol lendavad välja, kui pudel või klaas on lahti või purk. Suhkur ka ei jää joogi sisse algsele kujule, sest et mikroobid lagundavad selle lihtsamateks ühenditeks ja loovad sellest täiesti uue joogi. Ja esimene käärimine kestab umbes 7 või 10 päeva, mõnikord ka 14 ja mida kauem jook käärib, seda äädikasemaks või hapumaks ta läheb. Ja kui liiga kaua seista, siis temast tekibki äädikase, aga see ei ole üldse katastroof, sellepärast et seda äädikat saabki kasutada toidus või siis uue partii alustamiseks. Ja nüüd teeseen ehk et SCOBY, see on SCOBY ehk et Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast ehk siis seal ongi bakterid ja pärmid, nende kooslus ja ta ei ole müstiline olend ega midagi olulist tegelikult seal teeseenejoogi sees, vaid ta on lihtsalt pärmide ja bakterite kogum, mis tegelikult tekib käärimise käigus lihtsalt sinna joogipinnale. Ja see ei ole siis nagu oluline selle kääritamise alustamiseks, vaid pigem see juuretisvedelik on ja just sellest juuretisest tulevad need bakterid ja pärmid, mis selle käärimise käima panevad ja mis lõpuks ka tegelikult seal kõhus sulle head teevad. Ehk et mida kombutša head teeb, ongi see, et annab häid kõhubaktereid ja seda võib nimetada, nad on probiootikumid, kuid ei saa nimetada kombutšat probiootikumiks, sest et toidule ei saa seda omadust nagu omistada, küll aga on seal sees ikkagi probiootikumid ja tegelikult ka prebiootikumid, mis on siis lagundamata teelehed, mis on toiduks nendele bakteritele. Ehk et head bakterid ongi siis need probiootikumid, mis seedimist saavad aidata toetada. Ja seal sees on ka antioksüdandid, mis aitavad immuunsüsteemil oma tööd paremini teha. Joogis on B-grupi vitamiine ja väike kogus kofeiini, mis tuleb loomulikult siis teest ja mis annab sellist mõnusat energiatuge nii-öelda ja orgaanilised happed, mis joogist tekivad, aitavad ka seedimist toetada ja magusaisu vähendada. Aga kui sa maitsestad näiteks oma jooki marjade, või taimedega, siis sa lisad ka nende head omadused sinna sisse, näiteks leedrimarjad või kibuvits või piparmünt või astelpaju, nemad toovad oma need head omadused ja maitse sinna sisse. Ja üks asi, mis on ülioluline, on see, et kombutša mõju ei ole teaduslikult uuritud piisavalt palju, enamik on tehtud kas rottide või hiirte peal, seega keegi ei saa lubada, mida kombutša sulle teeb või ei tee, see ei ravi haigusi, see on toit. Ehk et me saamegi öelda, et see toetab keha nagu iga fermenteeritud toit või nagu erinev toiduaine ehk et ta mitmekesistab toidulauda. Ja kõige ausam viis kombutšast rääkida ongi siis enda või siis kellegi teise lood, lihtsalt kogemus ja see ongi see, mida tasub katsetada, et kuidas see sinu toidule või sinu toitumisele ja kehale sobib. Siiski tasub ettevaatlik olla rasedatel, imetavatel inimestel, väikelastel ja inimestel, kes ei talu alkoholi või kofeiini, ehk et kombutšas on neid pisut sees, kuid siiski kombutšast ennast purju juua ei ole võimalik. Ja lõplikult või kokkuvõtlikult ongi siis see põhiasi, mida kombutšast rääkida. Kui sa tahad sellest rohkem teada, siis vaata teeseenejook.ee või kombutšameistrid sotsiaalmeediast ja tule uuri täpsemalt, mis see kombutša on ja kui oled huvitatud oma kombutšat tegema, siis ka sellega aitan igatpidi nii alustamise komplektidega kui ka nõuannete või kogukonnaga.